Läks. Siin te näete nüüd Verts 3D digitaalteesikut. Siin on näha siis üldine linnapilt ja siin näete Pärnu maantee 139D planeeritavat uusarendust. Antud hoone ei ole veel üldse ehitama hakatud, koppa maasse ei ole löödud, aga soovitakse juba antud hoonele teostada eelmüüki, eelrenti. Olemas on kliendi nii-öelda arhitekti teostatud PIM-mudel, seda näete siin, kuid sellisel viisil eelmüüki, eelrenti antud hoone korteritele ja pindadele teostada ei saa. Sest nii-öelda visuaalne pilt on väga nõrk. Siin on ainult hoone tehniline visuaal. On puudujääke, vahepaneelid on joonestatud välisseintega tasa, materjalid on lihtsustatud vormis, lihtsalt värv nii-öelda. Aga ei anna edasi, mis materjaliga reaalselt tegu on nii-öelda. Antud PIM-mudelit, et klient üldse vaadata saaks, peaks ta selle mudeli alla laadima ja eraldi programmi installeerima. See aga ei ole paljudele nii-öelda klientidele ja investoritele nii-öelda soovitud tegevus nii-öelda. Et kui te nüüd ise läheksite nii-öelda kinnisvara 24 lehele ja seal ütleme teostatakse ka hoonetele eelmüüki, eelrenti, siis te praegusel juhul näete lihtsalt hoonetest heal juhul paari renderduspilti, sellist ilupilti nii-öelda, mis on tihti peale ka AI tehtud nii-öelda. Ja muud informatsiooni see ei ole, kui ainult tekst nii-öelda. Verts 3D digitaallahendus seisneb selles, et klient edastab Vertsile PIM-mudeli. Verts 3D teostab antud PIM-mudelile tehnilised parandused. Hoone kuju ei muudeta, parandatakse lihtsalt visuaal. Lisatakse materjalid. Klient muidugi annab meile sisendi, et mis materjalid tulevad kuskile. Ja siis selle põhjal lisatakse see 3D hoone koos siis tema materjali infoga siia Verts 3D digitaalsesse keskkonda ja seda siis hoone õigesse asukohta, sinna kuhu teda siis projekteeritakse või planeeritakse. Siin te näete nüüd hoone 3D mudelit ja kui ma võtan lahti siit näiteks majutus- ja äripinnad, näitab see täpsemalt selle hoone erinevaid infopunkte. Et me saame vajutada peale näiteks, kus siin restoran on, kus siin on mingisugune korter, mis on müügil nii-öelda ja vaade liigub konkreetselt selle korteri peale nii-öelda. Paremal on selline lisainfo, lisaaken, siin näitab üldist pilti, teksti konkreetse korteri kohta ja siis on eraldi galerii ja virtuaaltuuri võimalus. Ja all on samamoodi menüü, siin on kategooriad nii-öelda, mida siis vastavalt kliendi sisendile meie loome. Võtame näiteks eelmüük, liigub peale, näitab, kus see äripind on nii-öelda. Võtame veel mingisugune teeninduspind, liigub vaade peale, näitab, kus see teeninduspind on. Vaatame näiteks, milline sisehoov on, liigub vaatesse ja näitab kohe seda sisehoovi nii-öelda. Tegelikult Verts 3D digitaalteisik ei baseeru ainult või ei ole ainult Eesti põhine. Et kui me võtame lahti Euroopa digitaalteisik, siin te näete nüüd teisi riike samamoodi, Soome, Rootsi, Läti, Leedu, Dubai on samamoodi lahenduses olemas. Võtame näiteks Soome Helsingi, liigub vaade peale ja siin te näete juba Soome Helsingi nii-öelda madala kvaliteediga LOD mudeleid, mis on riigi enda kaardistatud, pluss siis satelliitinfo, mis siia süsteemi kõik sisse jookseb. Võtame näiteks Soome Linnamägi liigub peale, näitab, kus see asub. Aga võtame näiteks Tallinna Vanasadam üldse. Võtame peale, siin te näete juba Tallinna Vanasadamat. Siin on Vanasadama kohta lisainformatsioon, saab panna galerii, samamoodi virtuaaltuuri. Võtame Tallinna lennujaam, täpselt samamoodi. Võtame lahti näiteks Tuljak restoran. Siin on võimalus siis samamoodi restorani info panna, galerii panna, näitab ära restorani kohta pildiinfot näiteks, mida klient siis soovib kuvada. Siia on võimalik dokumente panna ja samamoodi virtuaaltuuri. Võtame Eesti Mere Muuseum, kui ette tulete siia,
teil on veremuuseumi kohta info, siin on galerii olemas ja siin on virtuaaltuur. Ja kui näiteks vajutate virtuaaltuuri peale, avaneb virtuaaltuur, aga näiteks on ette implementeeritud ka maksemüür. Võtame 1 euro. Kindlasti on välisriigis kodanikke, keda huvitaks antud tuur. Mis tähendab seda, et ta annab genereerida lisakäivet. Võtame näiteks Rakvere linnus. Linnus on nii-öelda omaette vaatamisväärsus, kuid nende Rakvere linnuses teostatakse ka peo ja nii-öelda pulmaüritusi. Siis on võimalik jälle virtuaaltuuriga vaadata kogu objekt läbi, näha seal erinevaid restorani menüüd, istekohtade asukohti ja kõike muud säärast. Võtame siin näiteks Viru hotell, vaatame siin Veskiposti uus arendus näiteks. Siin on salvestatud ka vaated nii-öelda, vajutate peale ja te näete, siin on nüüd ümbrus tehtud detailsemaks, kuna siia on sisse tõstetud ka kliendi PIM-mudel, arhitektuuriline mudel. Ja siis on võimalik kogu see hoone läbi vaadata, kuidas see üldiselt tundub kogu see hoone seal nii-öelda. Aga nüüd lähme vaatame näiteks Pärnu maantee 139 teed ja vaatame seal müük- ja teeninduspind liigub vaatesse. Samamoodi on siin erinevad foajeed, maa-alune parkla, turvakaamerad või vaatame hoopis tondit. Siin näitab tondi ülesõit, järve ülesõit. Siin on nii-öelda raudteeveaduktid, kõik infopunktid, mida klient soovib siis kuvada. Antud olukorras on nii-öelda kaardistatud ära ka Eesti riigi poolt siis laserskanneerimise, laserskanneerimise põhjal siis see maastiku info ehk siis meil on siin maastiku kõrgusinfo samamoodi olemas nii-öelda. Ja nüüd võtame lahti näiteks eraldi ülealt menüü, siin on virtuaaltuur ja jaluta ringi. Palun, ma olen Veskiposti aadressil ja ma saan hakata ringi kõndima, vaatama, milline see objekt välja näeb, tutvuma objektiga eemalt või võtame näiteks droonivaate, liigume droonivaatesse, see on praegu Pärnu maantee 139 lähedal olev droonivaade ja liigume Pärnu maantee 139, liigume näiteks rõdule, ma tahan teada, milline vaade siit rõdult oleks. Kuna need ümbritsevad hooned on LOD mudelid, see tähendab siis level of details, madala detailsusastmega aeroskanneeritud hooned, ehk siis nende kõrgus on õige ja kuna PIM-mudel on ka õige kõrgusega, siis saab klient aru paremini, kuidas näiteks oleks, võtame vaate siin näiteks viimaselt korruselt, vaatame välja ja see annab teile parema ülevaate, milline see linnapilt oleks nii-öelda. Et ümbritsev loodus saab teha vastavalt kliendi soovile, kui kliendil on PIM-mudelis ära märgitud puude, põõsaste ja nii-öelda ümbruse detailid nii-öelda. Võtame siin näiteks jaluta ringi ja siin näete üleval on mõõdistusprojektid. Kui ma võtan selle lahti, siin tuleb lisamenüü. Siia on võimalik neid infopunkte hästi palju juurde panna, aga võtame näiteks välisvaate. Liigub otse ja nüüd me oleme selle Veskiposti välisvaates. Me näeme hoonet, milline see hoone on, milline see ümbrus on. Või lähme näiteks ruumi. Me oleme siin korrusel, vaatame siin ringi, siit me saame aru, milline on aknast väljavaade näiteks. Ja kui te võtate lahti siin üleal projekteerimine, siis tulevad sellised lisainfoaknad. Kui me liigume lisainfoakna juurde, siis avaneb eraldi tootekirjeldus. Siin on lisainformatsioonipunkt. Siin kuvab nii-öelda siis selle kantud toote kohta või fassaadi materjali kohta näiteks lisainformatsiooni, veebileht näiteks tootelehele. Aga samas on võimalik ka materjali valikut. Võtame materjali valiku lahti. Siin on lisainfo, all on värvikoodid, tootekoodid. Klient vajutab peale, saab juba materjali valida, värve valida, et milline temale sobiks näiteks. Ja nüüd võtamegi, lähme siin näiteks terrassile, ütleme mulle see terrassilaud siin ei meeldi, liigume vaates lähedale, võtame materjali valiku ja paneme üldse teise materjali siia peale. Palun, materjal on pandud. Materjali sisend tuleb siis kliendi poolt nii-öelda. Et kui me lähme tagasi siia üldvaatesse, võtame siin majutuse äripinnad uuesti lahti, siis meil on võimalik
valida siin erinevaid infrastruktuure. Võtame nüüd näiteks, tuleme uuesti siia Pärnu maantee 139 vaatesse ja võtame siit, vaatame siin näiteks sisehoov. Aga ma tahaks näha, milline see sisehoov täpsemalt on. Siis ma võtan siit ülalt virtuaaltuur, jaluta ringi, mõõdistusprojekt, valin nimekirjast Pärnu maantee 139 ja hooviala näiteks liigub vaatesse ja nüüd ma olen siin hoovialal ja ma saan kõndida kinni, vaadata, milline see hoone siin, milline see hooviala on disainitud nii-öelda, milline on see, kus siin prügimaja on, kus siin on rattahoid, kogu seda ala on võimalik läbi kõndida uurida. Siia on võimalik siis erinevaid infopunkte lisada. Ja kui me võtame näiteks lahti nüüd majutuse äripinnad ja vajutame peale siin on korter 3 näiteks, vajutame peale, siin te näete ära, kus korter asub. Siin ma saan pöörata, vaadata, et ei ole tegelikult sunnitud ühes vaates olema, et hiirega saate zoomida välja ja te saate kogu seda ala nii-öelda, kogu selle alaga nii-öelda tutvuda siis nii-öelda. Et võtame näiteks eelmüük, eelrent, siin on see korter, võtame lahti galerii, siin saab näha nii-öelda korteri kohta pilte ja näiteks kui nüüd soovite, siis on ja kui on tellitud, siis vajutate virtuaaltuuri peale ja avaneb eraldi virtuaaltuur antud korteri kohta. Mainin ära, et korteri kohta saab teha nii 3D virtuaaltuuri, siis kui korterit ei ole veel olemas, siis tuleb muidugi kogu korteri sisu 3D's disainida. Või kui juba korter on olemas ja hilisemas etapis soovitakse müümata kortereid veel nii-öelda välja müüa või rentida või näiteks ongi nii, et teil on nagu hoone juba olemas, aga nüüd soovite selle hoone erinevaid korterid välja rentida, välja müüa nii-öelda. Lahenduses on võimalik ka see, et lahendus kuvab teile süsteemis ära, kui te siin sellises vaates olete, et kas korter on saadaval või ei ole ja eraldi lisainformatsioon juures, mis on korteri hind. Eraldi sellises Google Docs süsteemis saame muuta ilma, et tuuri tuleks või seda 3D lahendust tuleks uuesti teha, saab muuta korteri hinda ja seda, kas korter on siis saadaval müügiks või rendiks või ei ole. Siin te nüüd näete 3D virtuaaltuuri näidist, see on premium 3D tuur. Tuuris on võimalik siis kasutada otsingusüsteemi, võtame ülalt otsingusüsteemi lahti, siin te näete labeleid. Siin võtame näiteks mõõtude võtmine, vajutame peale, näitab ära, tutvustab teile, kuidas te mõõte võtate. Siin tuleb lisainformatsioon välja nii-öelda. Võtame lahti, kus on näiteks ahi, vajutame peale, liigub automaatselt antud ahju juurde, näitab ära, kus ahi on. Siin on nii-öelda erinevad infopunktid, vajutate peale, tuleb lisainfo, siia saab juba panna jooksma nii-öelda 3D videot.